Sarnaselt sulle minul ka hakkas juhatama just kogu minu teekonda unenäod juba lapsest saadik, sest ma suutsin ka teada, et mu keha on seal voodis ja magab, aga mina olen siin ja ma saan lennata ringi ja ma ka lendasin ja ma siiamaani lendan väga palju. Et see õhuelement on olnud väga kindel. Aga ma nüüd olen kaardistanud enda jaoks ka niimoodi. See on siis see idee, mis mul on. Et on kõige nagu siuksed tavalisemad unenäod, mis tihtipeale inimesed näevad, mis on nende tavaelust. Samad tegelased, samad inimesed nende elus, tööalased kodulokatsioonid. Et see on pigem see, et me ei seedi olukordi läbi ja siis see on natuke siuke pesumasin, et öösel miski korrastub. Et see on üks selline unenäo tasand. Ja see näitab meile tõesti, et kui kohalolus me oleme olnud. Siis on selline unenäo tasand, kus me oleme võib-olla maavälistes kohtades või täiesti veidrates kohtades, mingid olendid suhtlevad meiega. No see ei ole tavapärane elu ja see ei ole ka raamatutest või filmidest kuskil tulev. Ja see on väga teistsugune sellepärast, et me ei pruugi mõista, et me oleme unes, aga kõik on nii reaalne, nagu see oleks päriselt. Ja need on nagu hoopis teises ruumis toimuvad asjad ja ma neid panen ise tähele ja kirjutan neid üles juba aastaid, sellepärast, et nad annavad mingit sõnumit või neil on mingi tarkus sees ja need ei ole samasugused need pesumasina unenäod siis. Ehk siis on pesumasina tasand ja siis on see tasand, kus ma õpin midagi.